Tere! Selles videos ma annan ülevaadet keskajast eelkõige Lääne- ja Kesk-Euroopas. Vaadake palun ka minu eelmist videot Vana-Rooma ajaloost, kus ma võtsin selle kokku vähem kui 13 minutiga. Keskaeg algas Lääne-Rooma keisririigi lagunemisega germaanlaste rünnakute tõttu 476. aastal. Vaatamata impeeriumi krahhile säilitas selles välja kujunenud Rooma katoliku kirik oma domineerivat rolli inimeste elus. Selle keisririigi varemetel kujunesid välja väiksemad Germaani kuningriigid, mis hakkasid omavahel sõdima. Lääne- ja Kesk-Euroopas jäi antiikkultuur suuresti unarusse. Euroopa langes kaosse, sattudes samuti kokkupõrgetesse viikingite ja araablastega. Araabia maailm oli väga tugev selle ühinemise tõttu islami all. 7. sajandil hakkas Mohammed jutlustama monoteismi ehk usku ainsasse jumalasse araablaste seas. Islami esiletõusu on seletatud Bütsansi ja judaismi mõjuga. Lähis-Idas asunud Bütsansi ametlik religioon oli ainujumalat tunnistanud õigeusk. Lähis-Idas elasid ka jätkuvalt juudid, kes olid usu poolest samuti monoteistid. Üks Germaani kuningas, Karl Suur, suutis ühendada oma võimu all paljusid alasid ja sai aastal 800 paavsti poolt kroonitud Frangi riigi keisriks. Tema riiki samuti nimetatakse Karolingide impeeriumiks. Seega taastus mõneks ajaks Lääne-Euroopas keisrivõim. Frankide impeeriumi suurus tingis selle jaotamist, nagu Aleksander Suure ja Rooma keisririikide puhul. Nimelt jagunes Frankide impeerium 843. aastal Lääne-Frangi, Kesk-Frangi ja Ida-Frangi riikidesse. Lääne-Frangi riigist võrsus üles Prantsusmaa, Ida-Frangi riigist 10. sajandi teisel poolel aga niinimetatud Saksa-Rooma keisririik. Ebastabiilses keskaegses maailmas vaesid kuningad ustavat armeed. Antud eesmärgil jaotasid kuningad oma sõdijate vahel maatükke nimetusega feoodid, mille eest pidid sõdijad teenima kuninga sõjaväes. Nõnda kujunesid välja rüütlid. Kuna rüütlid keskendusid sõjapidamisele, vaesid nad kedagi, kes toodaks neile kõike vajalikku. Selleks lubasid rüütlid oma feoodidel töötada ja elada talunikel, kes kasvatasid vilja ning karja. Antud suhteid kuninga, rüütlite ja talunike vahel me nimetame feodalismiks, sest nende suhete keskel on kõigi osaliste seos maatüki ehk feoodiga. Keskaegses ühiskonnas olid aga kõrgeimal positsioonil vaimulikud. Kui talunike ülesanne oli töötada kõrgemate seisuste heaks ja rüütlite ning poliitiliste liidrite funktsiooniks oli kaitsta oma riigi elanikke, siis vaimulikud pidid palvetama Jumalale. Neist kolmest seisusest koosneski laias laastus keskaegne Euroopa maailm. Tasub ka mainida, et kuningad kui maa jaotajad olid senjöörid ja rüütlid kui maa eest teenima pidunud sõdalased vassallid. 11. sajandil levis Euroopa kunstis romaani stiil, mida iseloomustasid ümarkaared, raskepärasus ja horisontaalse suuna rõhutamine. Jeesust kujutas romaani stiil pigem maailma valitsejana, nagu Bütsansi kunstnikud. 11. sajandiks toimus teatud stabiliseerumine. Viikingitel anti maid ja võetes vastu kristlust, rajasid nad tavalisi kristlikke kuningriike. Feodaalsüsteemi puuduseks oli aga rüütlite kõikvõimsus neile antud feoodidel. Rüütlid muutusid marodöörideks. Kuningad ja paavst otsustasid suunata rüütlite agressiooni Euroopast väljapoole, saates neid sõdima moslemitega Lähis-Itta. Ametlik põhjus oli abistada Ida-Rooma ehk Bütsansi keisrit moslemite sissetungi vastu ja vallutada Jeruusalemma, mis on püha linn nii kristluses kui islamis. Nii algasid 11. sajandi lõpus ristisõjad. Tänu tihenenud kontaktidele araablastega kandus araabia kunstist Euroopa kunsti teravkaar, soodustades uue kunstistiili, goodika, tekked 12. sajandil. Nüüd rõhutasid arhitektid kirikutes vertikaalset suunda, viidates pürgimisele taeva ja Jumala poole.
Jeesuse kujutamisel toonitati kuninglikkuse asemel tema piinasid ristilöömisel. Religioosne fanatism jõudis keskajal haripunktini tänu katkuepideemia levikule Euroopas 14. sajandi keskel. See kannab nimetust Must surm ja selle aktiivne faas kestis 1351. aastani. Giovanni Boccaccio teose Decameron Sujet leiab aset just musta surma ajal. Paljud eurooplased seletasid massilisi surmi jumala karistusena pattude eest. Sellest tulenevalt korraldasid usklikud enesepiitsutamist. Teised otsid süüdlasi vähemustes, kiusates juute või muid inimgruppe väidetavate sidemete pärast kurjusega. 100-aastase sõja lõpus 15. sajandi keskel Inglismaa ja Prantsusmaa vahel oligi prantslaste vägesid juhtinud Jeanne d'Arc inglaste poolt nõiana hukatud. 1453. aastal langes Bütsants ehk siis Ida-Rooma impeerium Türgi võimu alla. Konstantinoopol sai ümber nimetatud Istanbuliks. Paljud Bütsantsi kultuuritegelased, kes olid Kreeka kultuuri kandjateks, põgenesid Itaaliasse. Juba ristisõdade ajal vahendasid araablased eurooplastele teadmisi antiikkultuurist, mis inspireeris Euroopa kunstnikke jäljendama oma loomingus Vana-Kreeka ja Vana-Rooma esteetilisi ideaale. Luulekunstis jälgis antiikideaale juba 13.–14. sajandeil elanud luuletaja Dante Alighieri. Sellist antiikkunsti taassündi nimetatakse renessansiks, mis tähendabki tõlkes prantsuse keelest taassündi ja mis algas suuresti 15. sajandil. Renessanss ülistas antiikkunsti kohaselt inimkeha, selle proportsionaalsust, sümmeetriat ja naturalismi. Jumal ei kaotanud oma tähtsuse, kuid tema kõrval hakati väärtustama ka inimest kui Jumala kõige täiuslikumat loomingut. Selline inimese tähtsuse väärtustamine on humanism, mille edasiarendajaks oli Hollandi mõtleja Erasmus Rotterdamist. Ristisõdade tõttu suurenenud huvi välismaa vastu tingis maade avastusi, mille üheks silmapaistvamaks episoodiks oli Ameerika avastamine Kolumbuse poolt 1492. aastal. Tegelikult jõudsid eurooplased juba 11. sajandi alguses viikingite näol. Uude maade avastamine soodustas ressursside sissevoolu Euroopasse ning kuna maadeavastajad olid valdavalt katoliiklased, tänu maadeavastusreisidele rikastus just katoliku kirik. Kiriku lisatuluallikaks olid ka dokumendid, mis lubasid ostjatele nende pattude kustutamist. Antud dokumente nimetame indulgentsideks ehk patukustutuskirjadeks. Inimisiku humanistlik väärtustamine aitas kaasa rahulolematuse kasvule üha süveneva varandusliku lõhega lihtrahva ja katoliku kiriku juhtide vahel. Selle rahulolematuse silmapaistvaimaks väljenduseks oli 1517. aastal alanud reformatsioon, Saksa munk Martin Lutheri initsieeritud katse katoliku kirikut reformida eesmärgiga lähendada kirikut tavainimesele. Rooma paavst ei nõustunud Lutheri nõudmistega, mistõttu katoliikluse vastu protestinud kristlased moodustasid enda protestantlikke kirikuid. Üks nendest on ka luterlik kirik. Keskaja lõppu on kombeks dateerida kas Konstantinoopoli vallutamise Türgi poolt, Ameerika avastamise või reformatsiooniga. Igal juhul lõppes 15. sajandi lõpus, 16. sajandi algul keskaeg ja algas uusaeg. Uusaeg tuleb aga täpsemalt jutuks järgmises videos. Aitäh vaatamast!